tere tulemast Hea Taro kanalile. Täna teen pisut teistmoodi lugemise kui varasemalt. Vaatan kõiki maamärke ühe videoga, ühe ladumisega, aga ikka kõiki eraldi. Nii et alustan sõnnist, liigun siis edasi neitsi ja seejärel kaljukitse juurde. Et proovime seekord nii, vaatame, kuidas välja tuleb. Aga tegemist nagu ikka üldiste sõnumitega. Võta kaasa see, milles ennast ära tunned ja jäta teised sõnumid teistele. Aga alustame siis sõnnidega. Nii, sõnnid. Vaatame, milline on esimene energia sõnnidele. Müntide 3. No, minu jaoks suur koostöö, meeskonnatöö kaart. Ja siin on ka veel võimalused. Et siin kaardipaki all on ka veel müntide äss näha. Et oluline siis koostöö, selline partnerlus ja võib-olla ka nõu küsimine. Siin võib olla erinevad põlvkonnad, et siin kaardil on ka erinevad põlvkonnad. See võib ka olla perekonna sümbioos, on ju, koostöö. Aga tihti mündid on tööalane koostöö, selline justkui ühise eesmärgi seadmine, täiendamine üksteise, et me oleme erinevad, aga kuidagi koos saavutame rohkem, mingite võimaluste loomiseks. Vahel müntide 3 näitab ka, et ma pean ise tõestama kellegile, näitama oma oskusi, andeid, selline eksamite energia on ka siin. Aga kuidagi selline kaart, kus siin on ka võimalus koostöö, millegipärast millegi saavutamiseks on vaja teha koostööd, partnerlust. Et selline midagi, kus võib-olla ei ole nii hea, justkui üksi ma ei oleks selles nii edukas, mul oleks vaja inimesi enda ümber, mul oleks vaja koostöös kellegiga, siis ma saavutaksin mingisuguse parema võimaluse. Et koostöö on oluline. Nii, võtame veel siia kõrvale. Mõõkade 7. Siin on ka, oli müntide äss võimalus ja siin on sauade äss, säde, jällegi tegutsemise võimalus. Mõõkade 7 puhul on, see on strateegikaart. Samas see on kaart, mis kutsub olema ettevaatlik, sest mõõkade 7 on justkui ma ei saaks kedagi või midagi päris usaldada. Et siin võib olla, see on selline kirglik kaart, on ju, et sauade äss, kus on selline midagi põnevat, et sauade ässa puhul võib näidata uut kirge, võib näidata mõnda uut ideed, see võib näidata mingit avanevat võimalust. Seal tekib selline entusiasm, see võib olla kellegi või millegi osas tekkiv entusiasm, võib olla selline loomepuhang, flirtimise energia. Aga siin on mõõkade 7, mis teeks mind selle osas nagu selle kire osas kuidagi ettevaatlikuks. Sest mõõkade 7 puhul ta kutsub mind ettevaatlikkusele. Et justkui kas ma ei tohi ise ennast päris avada kellegile, mängida väga avatud kaartidega. Samas siin on koostöö. Või ma tean, et keegi minuga, ma pean olema tema suhtes kuidagi ettevaatlik, sest siin on selline kapuutsi taha varjamine, kus siin on mingisugune tihti omakasu. Et vahel mõõkade 7 puhul on mingisugune salakaalus või vahest selline reetmise energia. Et siin on, et pettusel on palju vorme, on ju. Aga selline energia, kus see kaart ise kutsub ka olema kindlasti hästi õiglane ja aus. Ja kontrollime ka enda
sellist, et kas mina käitun moraali järgi, aga siin on selline vahel see näitab ka seda, et neid tunniste vahel mõne enda lähedase osas näiteks võib olla ka, et tema on tema ja ma tean ju küll. Aga pigem minu jaoks ikkagi see mõõkade 7 on selline trikitamise energia ja vahel tekib selline, et midagi justkui hoitakse varjul, et tegutsetakse vaikselt, kiirelt, aga kuidagi selja taga, et keegi ei ole nagu, ei saa usaldada millegi pärast seda energiat. Ma võtan siia ühe selgitava kaardi juurde, palun. Et mille osas siis? Mulle tundub, et see on keegi, keda ma ei usalda. Sellepärast, et siin on karikate 5 ja või keegi, keda ma ei usalda või keda ma võib-olla ei peaks usaldama, sest see on selline hoiatuse koht, et kuidagi keegi ei ole päris 100% avatud või aus ja kuidagi kutsutakse olema natuke valvsam, natuke ettevaatlik, mitte ise võib-olla väga usaldusväärne olema. Et sest siin on karikate 5 ja karikate 5 ma tunnen siin konkreetselt, et ma olen olnud kellegis väga pettunud või siis see, või ma tunnen siin millalgi seda reetmise tunnet ja see tekitab minust tohutu pettumuse kellegi osas. Et siin on justkui selline reetmine ja siin on tohutu pettumus. Ja kurbus, mis sellega kaasneb, et hästi kurb energia. Et ei ole hea energia, et kas see on juba olnud või on siin oht selliseks. Et selline energia, kus ma võib-olla tunnen, et näiteks minu usaldust on ära kasutatud kuidagi. Pigem nii. Ja kuidagi lasen sellel kõigel lihtsalt minna. Nii, aga vaatame veel. Sünnid. Teeme veel ühe kaardi. Valikud. Müntide 2, kohanemine. Kohanemine, valikud, tohutu tasakaalu energia. Siin on mõõdukuse kaart, mõnel võib olla tegemist hamburiga. Aga mõnel sünnil samas nagu soovitakse koostööd, isegi võib-olla kui on kogetud midagi või kogetakse, siis koostöö on millegipärast oluline. Meeskonnatöö, ühised eesmärgid on olulised. Aga siin on midagi keerulist, mille tõttu võib-olla neid eesmärke on ka seada keeruline. Siin on müntide 2, tasakaalu ja kohanemise kaart ja mõõdukus samuti. Ja nagu ma ütlesin, võib-olla hambur või siis ka selline kesktee leidmine, kuidas, mõlema on sellist 2 ketast siin käes. Et kohanemine. Pean olema justkui leidlik ja müntide 2 puhul on selline tunne, et mõnel päeval ma suudan ja mõnel päeval ma ei suuda. Mõnel päeval ma tunnen, et ma haldan kõike ja saan kõigega hakkama, teisel päeval mitte nii väga. Mõõdukus kutsub alati sellisele tasakaalukusele oma valikutes või otsustes, sest 2 on tihti otsuste kaardid, et mida iganes, millised valikud, otsused tuleks teha, kuidagi ei tasu kiirustada. Müntide 2 puhul ei tasu teha kiireid otsuseid, aga tuleb leida kuidagi, need ei tohi olla sellised ekstreemsed, need ei tohi olla ultimaatumid, need peavad olema midagi väga sellised tasakaalukad, sest mõõdukus ju mõõdab ja katsetab. Et minu jaoks mõõdukuse energia on energia, kus otsitakse sellist lahendust, mis sobiks nagu kuidagi enamatele, et mitte ainult minule, vaid kuidagi ka teistele. Et siin on justkui vaja rohkem ideid, rohkem mõtteid, kuidas oleks mõistlik. Ja näha võib-olla rohkem kui ühte lahendust. Et siin ei pruugi olla ainult 2 võimalust, et võib olla rohkem.
aga justkui millegi osas oleks elu natukene tasakaalust väljas ja ma peaksin leidma parima lahenduse, aga see ei ole ja et midagi ekstreemset ei tohiks teha, vaid just leida selline tasakaalu koht. Justkui ajastus on nagu ma pean tegema õigel ajal neid otsuseid. Ei tohi justkui pooli millegi osas valida, et selline neutraalne energia. Et mitte kellegi, justkui ma ei tohi kellegi vastu ja kellegi poolt olla, et proovin seda tasakaalu kohta leida. Et võib näidata, et on kuidagi kõrvale kaldutud kuidagi millegi osas ja ma pean nüüd selle uuesti sinna rajale saama, kohanema, leidlik olema. Aga väga rahulik energia, et mina otsuste tegemistega nagu ei kiirustaks. Et see on energia, kus on võimalik ka osapooli lepitada, et leida see, mis justkui ma tahan, et see, mida mina tahan, et seda tahaks ka teised, et kuidagi see ühise eesmärk, see koostöö. Siin on nagu, isegi on kaks väga erinevat, no et siin on nagu tuli ja vesi on ju, et siis on võimalik leida mingi ühine edasiliikumise koht selle energiaga. Aga rahulikult ja tasakaalukalt. Nii. Miks tulevad sellised kaardid, aga no vot. Mõõkade 9, no on stressikaart, murekaart siin võib olla, no see on selline, kus unenäod võivad painata vahel, aga siin on mingisugused südameasjad. Siin on mingisugused südameasjad ja emotsioonid. Mõõkade 9 on kaart, kus selline ärevus võib aeg-ajalt, isegi paanika ja võib-olla ka hirmud olla, et võib näidata, et näiteks millegi osas tekib selline lootusetuse tunne ja ma võib-olla väga muretsen millegi pärast. See on kuidagi minu südamele väga tähtis, väga oluline. See on midagi väga emotsionaalset ja ma olen ka siis kellegi pärast või kuidagi see on hästi emotsionaalne energia, selline ei suuda selles osas võib-olla selgelt mõelda ja vahel millegi osas ma ei näe seda valgust seal tunneli lõpus, et see on selline energia, kus ma aeg-ajalt võib tekkida selline ärevus. See on kuidagi midagi, mis on mulle südamele väga tähtis ja kallis ja ma muretsen selle pärast ja võib tekitada täiesti sellist, või see magada sellepärast, et see lähen magama ja siis hakkavad need asjad ketrama mu peas või siis unenägudes kuidagi painata. See on olukord, millest edasiliikumine tundub vahel väga keeruline või kuidas seda olukorda üldse lahendada, et see tundub nii raske millegi pärast. Millegi või kellegi pärast ma olen kas mures, hirmul või ärevil ja ma võib-olla ei tea väga hästi, kuidas seda situatsiooni lahendada. Et kuidagi väga, samas see on midagi, mis on mu südamele kallis. Või keegi, kes on mu südamele kallis. Ja sellepärast ma muretsen. Ma ei tea sünnid, mis toimub. Mis toimub? No, siin on suhete teemad. Siin on suhete teemad praegu, siis siin on armastajate kaart, mõne sünnil võib olla tegemist kaksikutega, kelle pärast võib-olla muretsetakse. Mõõkade 5 on energia, kus ma siin tekiks, et selline kaotaja tunne, et vahel ma tunnen, jah, et no see kaart on selline, mis mul nagu paneb pea valutama, see mingisugune, see on konfliktne energia ja seotud suhetega. Sõnasõjad võivad olla, siin on mingi stressi tekitamise, no ma loodan, et see ei puuduta paljusid sõnne, aga sellised sõnumid praegu tulid.
mingisugused suhteteemad on siin. Tasakaalu leidmine, koostöövajadus, koostöö otsimine justkui on. Aga võib-olla mingisugune usaldamatus on, mure, konfliktne energia, mõõkade viis paneb ennast, paneb ühte osapoolt kaotajana tundma. Näiteks kuidagi pisemana ennast tundma. Vahel ma tunnen, mind kasutatakse ära selles energias. Ma olen solvunud vahel selle energia peale väga, et nagu ma tunnen, et jah, et see näiteks keegi solvab mind ja see läheb mulle korda, sest kas ma ei oota sellelt osapoolelt seda või kuidagi selline tunne, et selline solvumise tunne tekib praegu. Et aga pingeline, see on seotud suhetega. Sest minu jaoks armastajate kaart on alati kas suhted või siis kuidagi minu kutsumus, et see võib, kui on tööalaselt, siis ma teen ilmselgelt tööd, mis mulle rõõmu ei paku, aga on olemas midagi, mis mind tegelikult väga tõmbaks, et võib ka nii võtta. Aga kuidagi siin ma nendes kaartidest rohkem tundub, et siin on selliseid inimsuhteid, et kas ma olen kellegi pärast väga mures ja valutan südant, mingi olukord ja kuidagi mul on olukord, kus võib-olla kõik osapooled on kaotajad, et ma ei näe siin võitjaid praegu üldse. Et mingisugune keeruline situatsioon suhtes. Seekord võtame Sõnnile ühe kaarti veel. Siin on ära teeninud veel, palun. Vaatame edasi. No seisab paigal natuke küll, aga siin on müntide 7, et mingisugune, ikkagi need mündid, ikkagi selline stabiilsuse, tasakaalu, turvalisuse saavutamine, kas siis suhetes, töös, tervises, et müntide 7 on kannatlikkus. Millegi osas see edu ei tule nii kiiresti, vaid siin on vaja olla väga kannatlik ja siin oodatakse ja mõeldakse. Ma olen siia juba nii palju pannud, kuidas ma jätkan, kas ma annan siia veel seda, sest see on selline eesmärkide poole liikumine väga sihikindlalt, aga siin on mingisugused stressikaardid, pinge ja murekaardid, aga samas on siin ka midagi nagu hästi, midagi kindlat, sest siin on münt ja 7 tükki, kindel selline juurestik on siia kasvatatud ja lihtsalt see edu võib aega võtta. Siin midagi seisab paigal, mingid asjad ei liigu nii kiiresti ja ma võin tunda ennast ohvrina. Ma võin tunda, et mina pingutan ja proovin leida võimalusi. Siin oli ka võimaluste leidmine, aga kuidagi näiteks, ma ei tea, teine osapool või näiteks tööalaselt ei soosi seda, et ei liigu asjad edasi ja justkui ma mõtlen ja otsin ja lahendusi, kuidas mida saavutada. Kuidagi selline seisev vesi, kus öeldakse, et millegil tuleb justkui minna lasta. Lase, mine vooluga kaasa, vaata, mis tuleb. Et selline kaart, et millegi osas on siin nagu tegelikult see on nagu hea investeeringu kaart, et justkui midagi kindlat ja püsivat mul on olemas. Midagi, mille peale ma saan loota, mul on olemas. Jah, siin ei ole veel võib-olla neid vilju, mida noppida, aga siin on tugev juurestik. Siin on tugev juurestik, siin on taim kasvamas. See on midagi, millele pühendudes ma võin jõuda selle eduni. See on hea investeeringukaart. Seal on vaja visadust ja võib-olla sellist planeerimist ja pingutust, et enesearendust võib-olla, et midagi saavutada, aga justkui midagi on hästi. Millegi osas on tõenäoliselt mingid suhted, mille osas Sõnnil on siin keeruline. Aga nii praegu tuli. Aitäh teile, Sõnnid. Aga vaatame edasi. Järgmiseks siis neitsid. Vaatame, mida on siis kaartidel rääkida neitsidele. Milliseid energiaid neitsidele tuleb? Neitsidele.
mõõkade 2 mõõgad ruulivad täna. Nii, aga oi, kui vahva siin on ülempreest rinnakaart. No mõõkade 2 on justkui risttee, otsuste kaart. Mõõkade 2 puhul mina soovitan alati võtta aega, sest see on võib-olla olukord, kui ma olen jõudnud kuhugi punkti oma elus, kus ma pean otsustama, et kuidas nüüd edasi või mismoodi edasi või siis siin on selline koht praegu, kus tõenäoliselt tuleb mingi otsus teha, aga seal võib olla mõjutajaid, justkui ei ole sellist ideaalset teed, et ma kohe näen, et ma tahan selle valiku teha või selle otsuse langetada. Ülempreest rinna ka hästi kaart, mis on hästi selline intuitiivne, aga siin on ka selline vaikuse energia, et vahel see viitab, et võib olla midagi, mida ma ei tea, saladused, aga mõlemad kaardid viitavad sellele, et kui neitsi on jõudnud millegi osas ristteele, et kuidas edasi, milline otsus teha, siis siin usaldatakse väga enda sisetunnet. Siin ei tohi lasta teistel kuidagi mõjutada, et kui siin need varesed, et üks proovib ühele poole, teine teisele poole sikutada, siis see on see koht, kus ma võin võtta stopp, ma võtan aja maha, et ei kiirusta mingisuguse otsusega. Et mõtlen asjad rahulikult läbi. Ülempreest rinna on energia, kus on selline mõtisklemise aeg ja sissepoole vaatamine. Et ma otsin neid teadmisi enda seest. Samas see on empaatiline energia, väga tark energia. Siin võivad olla märgid, just kui mulle saadetakse võib-olla märke, aga mõõkade 2 puhul tuleks võtta aega mõtlemiseks, aga mitte pead liiva alla peita, sest muidu see otsus kuidagi tehakse minu eest ja see ei pruugi mulle üldse sobida. Aga võib olla keeruline millegi osas otsust langetada, sest võib-olla mul ei ole veel kogu infot käes, mille pealt langetada. Võib-olla mul on vaja midagi selleks veel teada. Nii et neitsid, kes peavad midagi otsustama, puurige, ärge laske ennast mõjutada. Usaldage enda sisetunnet, et kui te tunnete, et ei, sedasi ma ei soovi, et see tekitab minus selliseid tundeid, siis võtke rahulikult, et see kuidagi peab olema just nimelt teie otsus, mitte mõjutatud otsus. Vaatame veel. Tunnete kaardid. Siin on karikate 5 ja karikate kuningas kaardipaki all. Need on väga suured tunded. See võib näidata, et ma olen kellegis pettunud, võib-olla olen ka mures kellegi pärast väga. See võib olla isegi selline kurbuse. See on väga, minu jaoks karikate 5 on väga kurb, selline puhta kurbuse kaart ja karikate 5 puhul vahel see näitab sellist kaotusvalu, aga pettumust ka. Vahel on see selline kahetsuse energia. Vahel tekitab, mis selline tühi tunne on. Aga nagu mingisugune olukord, kus ma ei suudagi selle üle ma küll rõõmu tunda ei suuda. Et selline, kui elan endast midagi väga läbi, elan midagi väga üle, et see läheb mulle väga korda. Ja ma olen kuidagi sellest, kas elus pettunud või selles olukorras pettunud, et see mulle väga suurt pettumust valmistav. Et see läheb mulle väga südamesse. Et kuidagi mingisugused võib-olla minu pingutused ei ole kandnud vilja või kellegi osas ma tunnen sellist pettumust või mingisugune olukord. Ja raske, selles energias on võib-olla raske keskenduda, aga siin karikate kuningas kutsub väga sellisele diplomaatiale. See võib olla muidugi, et on tegemist kas siis südameasjadega või siis on tegemist väiskorpeni kaladega. No see on minu südame kuningas. Aga see võib ka olla selline energia, kus ma vajan millegi osas sellist, see võib olla hea mentor, hea nõuandja keegi, kes mind toetaks, sest see on väga tark ja diplomaatiline energia. Siin tehakse nagu mõistus, süda on tasakaalus, hästi lahke energia, keegi, kes hoolib, keegi, kes kuulaks. Aga see võib olla ka, et mul on kurb kellegi osas, sest mul on kellegi osas näiteks tunded.
et samas selline diplomaat, millegipärast mul tekib, et siin olukorras on nagu millegipärast sellist diplomaatiat vaja. Et võimalik, et ma ei näita kõiki enda tundeid ka välja selles olukorras. Või kuidagi olen väga hooliv, olen väga empaatiline, aga proovin nagu mitte minna emotsionaalseks, kuigi see olukord on kuidagi emotsionaalne. Müntide 3, koostöökaart. Koostöökaart. Ja see on mulle oluline. Saavutada millegi osas koostöö. See on partnerluse energia, nõu küsimise energia, võib puudutada nagu erinevad põlvkonnad, me oskame erinevaid asju, me seame kellegiga ühise eesmärgi. Et saavutada midagi paremat, justkui koostöös me saavutame midagi rohkem, meeskonnatöö energia ja siin on võimalus saavutada midagi rohkem, just kui ma üksi ei saakski seda nii hästi, et mul on vaja toetuda, mul on vaja isegi, jah, et isegi kui me oleme erinevad, siis üks oskab ühte asja, teine teist ja kokku on ikka parem. Selline vahel näitab jah, et isegi ja selline meistri ja selli energia ka, kus nõu küsimine on vanemalt generatsioonilt, kogenumatelt selline, ma arenen ja selle juures erinevad teadmised, näiteks põlvkondade erinevad teadmised, mis võivad olla vajalikud, võib puudutadagi erinevaid põlvkondi, koostööd selle osas. Aga siin on midagi rõõmustatud, ma teen otse südamest midagi, partnerluskoostöö on vajalik. Ja see rõõmustab minu südant, see võib olla mingisugune uus võimalus, just kui minu süda on avatud selles osas. Mingisuguse koostöö osas on minu süda väga, väga avatud, et see võiks mind edasi aidata. Nii, see õnni energia. Pühendumine on ja koostöö pühendumine. Siin on puudu energia ka, minevikul minna laskmise energia, et kõik, mis on selline seisev vesi ja seisab paigal ja ma tunnen ennast ohvrina, asjad ei liigu, mis siin võivad ka olla, just kui ma leian selle tee. Siin on see valgustatuse energia, uue tee leidmine, trepp läheb sinna ülesse ja kuidagi vabanemise tunne. Samas, siin võib olla, see on ka väga tark energia, siin paavsti kaart tihti näitab ka sellist õpetajatega seotud asju ja selliseid nõuandjatega ja hästi selline autoriteet on ju, keda kuulatakse, selline energia on ka. Samas on selline pärilikkuse ja tarkuse ja teadmiste energia. See on usu taastamise energia milleski. See on, jah, ma leian justkui sellise enda tee. Millegi mõistmine võib olla ka, et selline samas traditsioonid, pühendumine. Aga paavst on alati hästi andestav, sest paavstis on alati see inimlikkus. Eksimine on inimlik, andestan. Et selline energia. Siin võib olla minevikuga kuidagi seotud, midagi on võib-olla olnud ja ma lasen selle endast minna, ma vabastan ennast sellest. Ma proovin olla ise parem versioon, ma proovin neid raame natukene nagu lahti lasta, mitte väga raamidesse jääda. Et olen mõistavam, andestavam, parem versioon iseendast. Ja et paavsti puhul ongi see, et ma tunnen, et see inimlikkus säilib, et ma mõistan, et kõik teevad vigu ja ma proovin olla ise. Et siin on midagi, kus ma olen võib-olla olnud väga olukord, kus midagi ei ole toonud seda nagu, mul on kuidagi ebamugav selles energias olla. Aga ma kuidagi leian selle, taastub usk millegi osas, võib-olla tänu koostööle. Et tekib mingisugune koostöö millegi osas, milles ma võib-olla olen olnud väga pettunud ja võib-olla kurb või õnnetu. Et siin on näha midagi, just kui ma leian sellise
uue viisi võib-olla teha asju pisut teistmoodi kui seni, sest see paavsti kaart on usu taastamine, uue tee leidmine, et siin on ka siin tippu minnakse, leitakse midagi uut, värsket, kuidas edasi liikuda, millega osas võib-olla, mis ei liikunud, mis seisis võib-olla paigal või juba jupp aega, sest poodu kaart on selline seisev energia, asjad ei liigu ja poodu puhul palutaksegi loobu, lase lahti, see ei teeni sind enam, lihtsalt lase sellel minna. Et siin ei ole kõik justkui, me ei saa kõike kontrollida, kõik ei ole meie kontrolli, see läheb lihtsalt meie kontrolli alt välja ja mitte langeda siis sellisesse enesehaletsusse, et pigem, aga siin tundub, et ma juba näen ja ma juba liigun ja ma mõistan. Nii, vaatame neid siit veel. Siin on seda üksi olemise tunnet millegipärast. Millegi osas ma olen kas apaatne, et ma ise enam ei taha või siis kuidagi tunnen, et mujal on rohi rohelisem, taevas sinisem ja tekibki selline kurbus ja üksi olemine nagu käsi põsakil seal. Ma tahaksin midagi muud kogeda, see on see soov vahel ka alla anda, sest ma olen rahulolematu. Kellegi osas ma olen rahulolematu. Või tunnen, et millegi osas kuidagi mingis situatsioonis tunnen ennast üksikuna või kõrvale jäetuna, et vahel on selline tunne, et mul on nii suured unistused, võib-olla ka materiaalsed soovid, aga justkui minu unistused ei täitugi. Samas see kaart viidab sellele, et siin on võimalus, mida ma võib-olla ei ole veel märganud. See ongi võib-olla see võimalus, mida ma ootan. Ma tunnen ennast kõrvale jäetuna, aga midagi, mida ma ootan. Panen siia karikate 4 puud. See võib olla pakkumine, mida ma tean ja mida ma ignoreerin, sest ma arvan, et see ei huvita mind. Siin on mingisugune pakkumine, millest võiks midagi tulla, või siis see on pakkumine, mis aitakski mind, siin all tekkis ikka seesama müntide 5, mis aitaks mind välja sellest keerulisest situatsioonist. Siin võib tulla ka tööalane pakkumine, siin võib olla selline võimalus, materiaalne pakkumine on ju, millest midagi saavutada, või siis müntide ässa puhul võib olla, ongi ka midagi püsivat suhte mõttes, midagi kindlat, tasakaalukat, selline investeeringukaart, et kas siis suhe, millesse tasuks investeerida, või siis äri näiteks või karjäär, millesse tasuks investeerida. Aga siin võib olla midagi, mida neitsid veel ei ole märganud, või midagi, mille osas nad mõtlevad, et see ei ole piisav, et sellest saavutada midagi. Aga samas see võiks aidata siit välja, et justkui tasuks võib-olla mõelda selle võimaluse peale, et mis siin olemas on. Võib-olla lihtsalt sellel hetkel ma veel ei ole valmis. Vahel see võib näidata ka, et minul on mingisugune pakkumine ja keegi teine ei märka seda. Et võib ka niipidi olla, aga võib-olla siis vähemalt märgatakse. Nii, neitsid, sellised sõnumid teile. Aga vaatame siis edasi. Kaljukits. Nii, kaljukits. Vaatame, milliseid sõnumeid on kaartidel kaljukitsedele. Kaljukits. Müntide 7. Müntide 7 on tänastel lugemistel päris palju välja tulnud ja siin tundub, et kiired ajad. Siin võib olla palju suhtlemist, palju tegutsemist, asjad juhtuvad korraga, palju on teha, võib-olla palju aiatöid kellelgi, aga müntide 7 on minu jaoks selline kindel, hea investeering, aga ma pean olema kannatlik, ma pean olema selle juures visa,
ma pean panustama sellesse, aga kui mul on eesmärk, mille ma olen seadnud, siis selle eest nagu selles suunas liikudes, selle eest hoolitsedes toob see ka kunagi selle vilja, et toob see ka kunagi selle edu, sest see on hea investeering, kuhu panna, kuhu panustada, aga sealt ei tule seda kiiret edu, kiiret võitu. Ma loon väga kindla juurestiku, kindla vundamendi, mis ei kõigu ja lihtsalt vaikselt liigun. Aga võib näidata, et mul on palju tööd teha, siin võib-olla mõnel ka sellist tõesti palju suhtlemist, sõnumite vahetamist, kiired ajad, võib olla ka liikumist, reisimist. Sauade 8 puhul lihtsalt kuidagi energiat tuleb palju ja ma tegelen sellega, et siin võib näidata just nimelt, kas ma panustan palju töösse või siis jah, sellisesse investeerin kuhugi või loon kuidagi midagi stabiilset, kindlat, ma võin ka keskenduda enda tervisele näiteks. Aga mündid sobib väga hästi, viibin palju looduses, annan sealt palju. Nii, midagi kindlat. Mõnel kaljukitsel võib olla tegemist jääraga. Nii, jääraenergia, Sauade 7, seisa enda eest. No, jääraenergia on minu jaoks väga macho energia. See on energia, kus, see on tuline energia, see on väga kirglik energia, tegutseja energia ja keiser. Ja keiser juhib, keiser on juht, isa, mees, et selline energia, kus on selline autoritaarsus, aga samas lahkus, sest keiser loob nagu seda tulevikku, loob seda keisririiki, loob seda väärtust kellegi nimel. Siin võib olla tegemist ülemusega, siin võib tegemist olla, on ju siis näiteks mõne meespoolega, aga võid ka ise olla see. Mina olen ise juht, mina olen ise ülemus, et selles mõttes et võib ka mõni jäär olla. Aga keegi, kes igal juhul on selline energia, kus on tegutsemine, kus on kirg, soov luua parem tulevik. Aga seal on vaja sellist metoodikat. Need asjad jäära puhul, siin on mingit jäärapäisust, et ega ma iga asjaga ka kaasa ikka ei lähe. Et ma tean, mis on mulle parem, sest siin on võib-olla eriarvamusi. Siin on võib-olla ka vastuseisu. Ja siin on väga selline, kuidagi see Sauade 7 siin konkreetselt on selline väga zen, las madistatakse, aga mina olen oma mulli sees, keskendun väga sellele, mis säilitan rahu, sest mul on hea positsioon ja ma tean, et ma saan hakkama. Et mis iganes väljakutsed mul siin on, siis kuidagi siin on väga enesekindel kaart. Vaid millegi osas on kaljukits väga enesekindel, sest mina juhingi seda olukorda. See ongi minu kätes ja keskendun sellisele rahu säilitamisele, sest Sauade 7 tegelikult on energia, kus öeldaksegi, et ole kindel, ole tugev, jää kindlaks oma tõekspidamistele, oma väärtustele. Siin võib olla positsioon, kus näiteks keegi tahab mind kõigutada, et ma olen liiga heal juhtival kohal. Aga see positsioon näitab, et ma olengi kõrgemal, et ma saan hakkama. Et ma saan kõigi nende 7 sauaga hakkama. Kuigi võib-olla mingi hetk tundub, et seda kõike on liiga palju, siis ma säilitan selle rahu ja ma saavutan seda. Et keiser on väga selline tugev, karismaatiline kaart, kus ka äri mõttes väga hea kaart. Selline tegutsemine, analüütiline mõtlemine, samas teiste eest hoolitsemine on seal kindlasti. Aga selline sihikindel energia, kaitsev energia ka ja sellist enesekindlust on seal palju. Nii, 7 tulevad siin välja, et see on selline lähenemisviisi parendamise energia minu jaoks, need 7 nagu siin ja siin on, kus ma mõtlen, et mida ma soovin saavutada ja võimalused, kuidas, kuhu edasi, mida saaksin paremini. Et selline tulevikku suunatud energia. Just kui midagi on juba hästi, aga ma tahaksin veel paremini, kuidas ma seda saaksin paremuse poole pöörata. Narrikaart.
müntide kuus. Narrikaart, mingisugune võimalus. Vahel see näitab selline kinkimine, andmine, hästi suuremeelne energia, et ma tahan anda, ma tahan toetada, ma tahan rõõmustada. Samas see on energia, kus kui mina vajan abi, siis on mul tohutu tänulik, sest on keegi, kes näiteks mind toetab või aitab. Selline müntide kuus minu jaoks hästi võrdne leping, hästi võrdne kohtlemine, et kui on nagu lepingute kirjutamine millegi uue osas, siis siin justkui on õiglane ja aus mõlemapoolne leping. See on toetamine, jagamine, tänulikkus, suuremeelsus, see on selline andmisrõõm, on kõige suurem rõõmkaart. Ja siin on narri energia, just kui ma lasen mingi seiklusel oma ellu tulla, et narr on energia, kus ma olen hästi avatud millelegi uuele, isegi kui ma ei tea, mida see toob endaga kaasa, siis ma olen valmis selleks, et suvi tuleb seikluste aeg, see on täpselt selline seikluse energia, et mul on unistused ja ma tahan, et mu unistused täituks. Samas siin on mingid võimalused, võib-olla mingid kingitused, lihtsalt usaldan ja katsetan ja vaatan, mis sellest tuleb, selline kerge, tekib selline läbi roosade prillide natuke selline energia, kus selline meie sisemine laps kutsub oma unistusi ellu viima. Ja et justkui minus tekib selline optimism ja entusiasm astuda mingisugune julge samm, võib-olla mida ma varem võib-olla pole teinud, aga lähen vooluga kaasa, katsetan, vaatan, mis tuleb. Ja näitab kuidagi, et see müntide kuus siin juures näitab sellist head võimalust, just kui saan kingituse. Nii, kaljukits, vaatame veel. No nii, tugevad kaardid, no ma näitan siia kaardipaki alla ka kohe. Päike, suure arkaani energiat kõik siin, mul on nii hea meel, et siin on keerulised lugemised olnud, siin Sõnnil oli ja Neitsil ka ei olnud väga lihtsad, et siis kaljukitsel tundub, et on hoopis teised energiad. Ja siin on võib-olla mõnel kaljukitsel tegemist vähiga või siis lõviga, et siin oli jääraenergia, on ju, aga see kaarikute kaart, jälle selline võidukas, edukas, jälle selline liikumine, võib jälle reisimist, kolimist tähendada. Jälle sellise juhi, ma ise juhin energiat nagu siin see keisrikaart ja siin on, ma olen seda õnne väärt, siin on edu, siin on tohutu eduenergia. Ma suudan osapooled viia sinna, kuhu mina soovin, ma ohjan midagi, et selline tunne, et minu kätes on midagi. Võimekus saavutada midagi enamat, see on teekond, seal teekonnal on kindlasti takistusi ja vastuseisu, aga ma naudin seda protsessi, sest seda nauditava on, kui ma selle eesmärgini lõpuks jõuan. Sest siin on selline päikese energia, no päike on nii ilus kaart, see on õnnelik ja särav energia ja ma tunnen tänulikkust ja rõõmu ja tahan tähistada, see näitab edu, hästi positiivse vibratsiooniga kaart, mis iganes energia, siis siin on midagi, siin on edule viidatud, sest ka kaarikute kaarti on see võidukus sisse kirjutatud. Aga see on teekond ja ma pean selle kontrolli enda kätte võtma. Et minu jaoks kaarikute kaart on tihti, et mõtle suuremalt, soovi veel rohkem, et siin on võib-olla väike soov, mis võib tuua mulle veel rohkem. Et küsi rohkem, saad rohkem, aga kuidagi tegutsemise energia, et ma ei oota, vaid haaran ohjad, tegutsen, liigun, toimetan, suudan nagu selliseid põrkuvaid energiaid enda kasuks, et kui üks tahab ühele poole minna, teine tahab teisele, mina suudan nad kokku viia, et läheme selles suunas. Imeilusad on kaljukitse lugemised, sest siin on nüüd siis lõvienergia veel kord ja täheenergia või veevala, et näidata usk, lootus, armastus. Siin tugevuse kaart, ma olen kannatlik, ma kontrollin oma tundeid nagu see, kes seal mulli sees Sauvade 7 puhul oli,
et isegi kui madin käib ümberringi, väljakutsed on, siis ma säilitan mingisuguse rahu. Vot siin on ka tugevuse puhul, võib-olla on olukordi, kus ma peangi leidma endas selle jõu ja tugevuse, siis selles energias on nagu see rahulikkus ja raevukus ühes. See tähendab, et ma kontrollin oma emotsioone, ma proovin hästi leebelt juhtida, hästi rahulikult, sest siin on selline kaart, kus ma saan heaga saavutada väga palju. See on väga hea tervenemise energia, väga hea tervenemise energiaga siin, kui on tervise küsimusi, siis need on väga head tervisekaardid. Ja täht on üldse usuimedesse energia, väga-väga ilus kaart ja tähe energiaga siis see peamine sõnum ongi, et see usuimedesse, see on ka iseenda mõistmine ja tekib ka selline sihikindlus ja optimism, et ma näen seda tähte, mida ma püüda soovin. Ja tervenemise energia, suuna leidmise energia, soovide täitumise energia, midagi, mida ma võib-olla olen väga kannatlikult oodanud, sest siin on selline tohutu kannatlikkus ja tasakaalukus on selles tugevuse kaardis seal kõrval ja tugevus on kaart, mis selline rahu säilitamine keerulistes olukordades ja samas väljakutsetele ka püstipäi vastu minema, et ega ma ikka vähemaga ka ei lepi. Ma tahangi seda parimat, ma tahan maksimumi, ma olen nõus selle eest pingutama, ootama, aga selline rahulik kannatlikkus. Ja siin on lootused, sest see täht ütleb, et kõik on võimalik. See on selline hingede kaart ja see kaart ütleb, et see on soovil täitumine ja et ma olen õigel teel, ma olen teinud midagi õigesti. Sellised toredad sõnumid siis Kaljukitsele, aga suur-suur aitäh, et kuulasite.